Ostsime maja ja majas oli nii, et korsten teisel korrusel oli pandud siis kipsplaadi taha. Nii korstnapühkija kui ka küttekoolete ekspertiis, kes on käinud läbi siit majast, ütlevad mõlemad, et see on no. Ja nüüd viimase mõne ajaga me ise siis rahulikult kodus õhtuti võtsime lahti siis kipsplaadi eest ära. Pärast ma panen pildid siia videosse ka, mismoodi see kõik tükkhaaval nägi välja, aga praegu on olukord selline, jah. Et ühesõnaga Päästeameti lehekülg ütleb, et korsten peab olema vaadeldav kahelt poolt ja see on kirjas rescue.ee kodulehekülje peal ja seal on mingisugune PDF-fail, mis seletab ära, kuidas on siis tuleohutus eramajades, kuidas see peab olema. Ja see, mismoodi siin on nüüd probleemid. Ja siin ongi väga lihtsalt probleemid on selles, et selle rescue seal Päästeameti kodulehekülje soovituste peal on see, et igasugused korstnad peavad olema vaadeldavad kahest küljest. See korsten teie ees nüüd on kahest küljest avatud. Enne siin oli peal kipsplaat. Kipsplaadi ja korstna vahel oli kivivill või mineraalvill või ma täpselt ei tea, missugune vill. On vist kivivill, mitte klaasvill, ma ei tea. Mingi vill. Ja sellega nüüd on see asi, et tegelikult ei tohi nii olla. Seal seina taga mul on veel lahti võtmata ja praegu ongi see, et oleme esimese pilgu saanud siia seina sisse nii-öelda. Ja mis siis on näha, on tegelikult, et see on puittala, mis läheb siin üles välja ja selle puittala, selle külje ja selle korstna vahel, kus on siis praegu mingisugune, ma ei tea, mis selline 2 sentimeetrit on ruumi, selle vahel peaks olema 10 sentimeetrit. Ja see on ette kirjutatud, et puitosad ja korsten peavad olema eraldatud kas 10 sentimeetrise õhuvahega või siis sinna tuleb vahele panna mingisugune tulekindel, mingi värgens, tulekindel mingisugune materjal, mis on põlemiskindel. Ja siis ühelt poolt on olemas spetsiaalsed kivivillad, mineraalvillad, aga nad on teatud klass ja teatud mudel ja mitte iga vill ei sobi selleks. Ja kuna me eelmist omanike käest ei saanud mitte mingisugust ehituspäevikut, nemad keegi kuskil kunagi on ehitanud selle, siis me ei tea, mis vill see on ja seega me peame oletama, et see on tuleohtlik. Okei. Nagu on näha siis, ja kui isegi kui kivivill oleks täpselt puidu ja selle vahel ja kui see oleks see õige vill, mis on nagu siis oleks tegelikult rohkem okei. Aga näiteks siin selle laua, selle puittala ja siis selle korstna vahel ei ole olnud mitte mingisugust villa ja see on tegelikult tuleohtlik olukord. Ja eriti need mõnusad süksed mingisugused pahetapid, mis on siis selle puitprussi ja siis mingi tagumise puitasja vahel. Et siin on vill, mis on seinte sees lihtsalt heli- ja soojusisolatsiooniks ja siin tagapool ongi siis järgmine kipsplaat ja seal läheb teine tuba, läheb taga edasi. Ja selles toas on ka tegelikult pärast vaja võtta lahti need küljed. Mis on siis tegelikult lubatud korstna katmisel? Seda ametlikult saate küsida pottseppade käest, aga pottsepad peavad siiski lähtuma sellest rescue.ee või siis Päästeameti juhenditest. Ja tegelikult on päris palju asju lubatud. On lubatud seda värvida, on lubatud seda krohvida, et on ilus sile. Aga see, mis ei ole lubatud, on see, et kipsplaat katab seda pinda. Ja seda just sellepärast, et korstna vaadeldavus peab olema tagatud. Mis tegelikult tähendab seda, et korstnapühkija peab tulema lihtsalt korstna juurde vaatama, näed, siin on pragu ja see on probleem. Ja kui pragu ei ole, siis järelikult ei ole probleeme. Ja kui see on ühes materjalis ehitatud, siis jah, kipsplaadi taga on see mure, et see võib olla mingisugune läbi, et korstnast võib immuda vingugaasidega sisse ja selle kipsplaadi vahele läheb kuskile lae alla ja läheb kuskile teise tuppa. Et see on see mõte, et miks see on . Ja siin ongi see, et meil ise peame võtma kätte ja peame liigutama ära selle tala, peame liigutama. Siin on selline situatsioon, kus on seal üleval on mingisugune kandev või mingisugune tala, ma ei tea, kas on kandev või lihtsalt niisama seina jaoks osa. Ja et liigutada kogu see puitkrempel eemale, siis peab võtame selle tala, tahame ära liigutada. Nüüd kui seal on naeltega kinnitatud sinna üles
ja alla talasse on nüüd naelad sisse, mis teeb selle tala nagu enda lahtivõtmise väga keeruliseks. Samas, kuna ma pean selle liigutama 10 cm eemale niikuinii, siis tegelikult ma kavatsen võtta sellise vibreeriva saega nagu multitööriista, mis selle nimi, või multitool, ja ma lõikan siit selle nagu horisontaalse brussi lihtsalt lühemaks õige koha pealt. Ja alt teen selle sama. Saen selle alt ka läbi, ainult selle brussi, mitte seda saepõruplaati põrandal. Ja siis ma võtan selle vertikaalse brussi, ma panen selle külili põrandale ja ma klopperdan siis haamriga küljest ära need otsatükid, mis ma siis nagu praegu lõikan maha. Ja siis ma saan täpselt selle sama juba õiges mõõdus tala endale taaskasutusse ja ma panen selle tala õige koha peale. Ja siis tekib siuke 10 cm vahe siis selle korstna ja selle tala vahel. Ja siis siin taga on ka, siin on näha mingisugune puidust värgendis, mis hoiab siis seda tala mingisugusest tagumisest puistkonstruktsioonist õige kauguse peale, ma vaatan, kuidas on zoomida. Jah. Aga ma päris täpselt ei tea, milleks see vajalik on olnud. Sest siin enne oli metallraamistik, siuke kergem alumiiniumprofiil või terasprofiil, mis pannakse kipsplaatide taha. Ja see oli kõik siin. Ülevalt poolt on ka nüüd problemaatiline, on see, et esiteks kipsplaat lõpeb põhimõtteliselt vastu korstent ära. Ja kipsplaat on siuke, et kips ju ise ei põle, aga see paber, mis on mõlemal pool kipsplaati, see nagu põleb ja see ka ei ole nagu päris okei. Et mis on super nõme. Ja loomulikult see tagumine nurk, kõik, mis me siin rääkinud oleme, 10 cm, seal on 4 mm on siis selle mingisuguse horisontaalse puidutüki selle vahel. Ja üldse ma vaatan, et see kipsplaat viib meil järgmist tuppa nii-öelda. Selle ukse piit algab sealt. Et tekitada siia vahele, siia ja siia umbes 10 cm vahe, umbes kus see joon läheb siit, siis on vaja võtta see puittala, kuhu need kruvid on kinnitatud, ära. Ja see puittala on vaja liigutada 10 cm siia ukse poole. Mis tähendab seda, et sellele ligi pääseda kõigepealt sa pead võtma lahti ja võtma ära tapeedi. Ja siin on kruvid, aga kuskil on ju ka siin kruvid, mis hoiavad seda kipsplaati kinni. Ja okei, ma võtan ära tapeedi, või kõigepealt võtad ära liistu, plõks, liistu kinnitused, eemaldad ära. Siis võtad ära selle nurgaliistu, mis on siin plastikust, mis on liimiga kinni, see pole probleem. Siis tuleb võtta ära, üleval on siukene võrgumoodi asi siin ja see on see kipsplaadi võrk ja see on pandud siin L-tähe kujulisse nurka väänatud ja pool sellest on siis siin ja pool sellest on siis siin pinna peal. Ja kui sa tõmbad selle lahti, siis pritsib krohvi igas suunas, sellepärast et siuksed pisikid ruuduga krohvitükiks sajavad igale poole. Ja ma kavatsen tõmmata selle lahti sealt maalt, sealt nurgast, kus see on, kuni siia uksepiida üles, nagu selleni esialgu. Ja siis ma kavatsen lõigata siit selle vaibanoaga, mis on see Stanley Knife, see teradega nugase, mis on hästi terav, lõikan sellega lihtsalt siit üles poole. Ja kõik, mis on sellest paremale, ukse poole, see jääb kõik vana nagu on, aga siis see ala sealt läheb kõik vahetusse. Ma kavatsen võtta tapeedi ära kogu selle ala pealt, võtta lahti need kruvid ja kui kipsplaat on mingisuguses veidras eeltähe kujuliselt, et see läheb siia uksepiida üles, siis ma lihtsalt lõikan selle noaga läbi sealt vahepealt, siit uksepiida kohalt. Just tegelikult kipsplaati saab lõigata ka tavalise sellise noaga, selle teradega noaga. Saab lõigata ka suuremate nugadega ka, aga pole vaja. Aga ma kavatsen võtta lahti need kruvid kõigepealt. Ja siis, kui ma saan need kruvid ära võetud, tapeet tuleb maha, kruvid tulevad ära, loodetavasti tuleb kergelt, eks ju, siis ma võtan selle paneeli eest ära ja siis ma oletan, et siin taga on ka kipsplaat, kuna teise pool läheb sein, rõõmsalt on samasugune tuba lihtsalt. Ja siis ma võtan selle puutüki sealt ülevalt lahti, selle, mis siin taga on. Ma liigutangi selle 10 cm kaugusele. Ma panen selle puutüki tagasi ja ma loodetavasti saan panna selle sama kipsplaadise tagasi. Et siis see nagu läheb kinni ja korras. Ja siis ma ei tea, kuhu üles see asi kinnitatud seal on. No eks siis näib. Sellepärast, et jah, seal on ka krubid ja need kruvid ju lähevad kuhugi kinni. Ja siin on ka ju. See on mingi 5 cm kaugusel on see kruvi sellest, et kui siin üleval on ka mingisugune
kergem niisugune väikene liistukene, sest selle liistukese saab kergesti ära liigutada. Jah, ja samas kui siin üleval on ka juba mingisugune suurem pluss, mis on korstnale liiga lähedal, siis on see omaette teema. Müüakse ka mingisuguseid eristusmaterjale, et sa saad panna korstna ja siis selle puitpärgise vahele. Jah. No tegelikult on see, et korstnad on eri tüüpi, küttekolete temperatuurid on erinevad. Selles korstnas spetsiaalselt siis meil jookseb tegelikult sauna suits, jookseb siis nagu läbi majast välja. Ja siin vanasti majas oli ka kamin, aga seda kaminat enam ei ole. Ja kogu selle korstna ainukene tööülesanne ongi siis seda ühte saunakorstent nagu tühjendada. Sest kui see maja ehitatakse näiteks tänapäeval, siis pannakse siia moodulkorsten, mis on umbes selline poole väiksem, et on nagu mingi sihuke ruudukujulise läbilõikega ja seal sees on siis torutükid ja pannakse nagu legoklotsid klopp üksteise otsa. Et kui ma hakkaksin täna seda nullist tegema, siis ma teeksin ise niiviisi. Esiteks võtaks vähe nuumera. Mõtle, kui see korsten oleks poole väiksem. Aga ei. Jah. Tänan kuulamast ja tänan minu TED koosolekule tulemast.